Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Kuigi enamasti oleme selles saates rääkinud sellest, et rindel väga suuri muutusi ei ole, siis alanud nädalal juhtis Ukraina president tähelepanu edukale vastupealetungile Dobropilja kandis. Meil on stuudios sõjandusekspert ja Riigikogu liige Leo Kunnas. Tere päevast! Tere päevast! Tulles selle vastupealetungi juurde, et kui suure ulatusega see oli, miks see nii tähtis on ja miks Ukraina president seda eraldi esile toob? No, eks see ole presidendi kohus seda teha, aga mingiks suureks vastupanu või vastupealetungiks kutsuda oleks võib-olla seda mõnevõrra ennatlik, aga kui me nüüd vaatame seda olukorda, ehk siis idarindel on olukord muutusteta, et väikeste taktikaliste muutustega, et millest põhimõtteliselt Zelenski rääkis, ongi siis olukorrast siin Dobropiljast idas, et siin on siis jäänused sellest Vene vägede sarvekujulisest eendpositsioonist, mis vahepeal ulatus siia päris kaugele, et nüüd seda juba eelmisel kuul vähendati ja lõigati maha, et see ulatus umbes 17-18 kilomeetrit peaaegu siia põhja suunas, et nüüd on jäänud siin väike ühendus, ütleks niiviisi kanal teatud üksustega ja mõned üksused lisaks on siin veel sisse piiratud, ehk siis seda sarvekujulist eendpositsiooni on Ukraina vägedel oluliselt õnnestunud kokku suruda ja siis loomulikult nende soov on siis see lõplikult läbi lõigata, et kõik need Vene üksused, mis siin on, neid siis hävitada. Et see on siis pealetung, millest Ukraina president rääkis. Kui vaatame veel siin olukorda, siis võib-olla teine tähelepanuväärse muutus on see, et siin ei ole peaaegu näha vaatajale, et siin on oblastite piirid, et siin on piir Dnipro ja Donetski oblasti vahel, et Vene vägedel on õnnestunud jõuda umbes 10 kilomeetri sügavuses siin selles piirkonnas siis Dnipro oblasti territooriumile ja mõne kilomeetri laiuselt. Ja siin on teine siis samasugune selline jälle sarvekujuline eendpositsioon, küll palju väiksem, aga mujal suuremaid muudatusi ei ole isegi väiksemaid taktikalisi muudatusi, et siin on Pokrovski Mõrnohradi piirkond, et siin see eendpositsioon, mille pärast kaua on võideldud, püsib ja siin mingeid olulisi muudatusi ei ole, et Pokrovskile on juba nii palju kordi langemist ennustatud, et ma ise ei ole seda küll teinud, aga seda läheb juba paljuks lugeda isegi üles. No, kui vaadata Ukraina presidendi viimast tähelepanu juhtimist, siis nüüd on paar päeva kõneks olnud Zaporižžja tuumajaam ja ka Euroopa Liit pidas vajalikuks juhtida tähelepanu, et see tuleks siiski anda Ukraina võimude kätte ja sõjavägi peaks sealt lahkuma, sest praegu on vist juba 10. kord, kui Zaporižžja tuumajaam on ilma välise toiteta ja Ukraina president on ka öelnud, et nad ei saa seal liine parandada ega üldse mitte midagi teha, sellepärast, et see kõik toimub venelaste rünnakute all. Kui ohtlik see olukord on? No see nõudmine ei ole realistlik, ehk siis on selge, et Vene pool seda ei täida, aga loomulikult on olukord ses mõttes ohtlik, et tuumajaam vajab püsivat energiavarustust, et iseennast üleval pidada ja ainult generaatorite najal teoreetiliselt nüüd toimis natuke üle 3 ööpäeva isegi, aga loomulikult on see ohtlik ja võib ka väga halvasti lõppeda, et see mure on mõistetav, aga siin mingit konkreetset või head lahendust ei ole, et need pakkumised, mis Euroopa Liit on teinud, ei ole kuigi realistlikud.
No kui me vaatame nüüd viimaste päevade venelaste rünnakuid, ehk siis igal ööl ikkagi midagi, viimasel ööl siin Harkiv jäi, Dnipro jäi venelaste õhurünnaku alla, et kas venelased ründavad praegu ka tugevamini või on need mingisugusele ühel tasemele jäänud? No selge, et Vene poole pikamaa droonide ehk siis hävitusdroonide hulk aina kasvab, kui nad suudavad neid rohkem toota, et me näeme ühel hetkel ka 1000 või üle 1000 drooni parvede rünnakuid lõpuks. Aga sellel ei ole mingit suurt strateegilist mõju, et ma olen mitu korda varem ka seda öelnud ja rõhutan veel üle, et need droonilöögid ei ole võrreldavad mitte kuidagi teise maailmasõja aegse näiteks õhulöökide intensiivsusega, kui võtame kas või Tallinnale Punavägi löögi, mis andis löögi, ja see oli veel väike, ses mõttes nagu sõja mastaabis, millega siis umbes 1/4 linna sisuliselt hävitati ja veel 400 inimese sai surma ühes ainsas rünnakus. Et rääkimata siis suurtest liitlasvägede rünnakutest Saksamaa ja Jaapani linnadele, kus Tokyo 120 000 elanikku suri ühe ööpäevaga ja linn põles praktiliselt maha. Ja sama Euroopa linnadega, Saksa linnadega, mis juhtus. Et kõik see ei ole võrreldav, et ka need rünnakud lõpuks ei surunud nagu teljeriike põlvili või maha, et nad alistusid hoopis muudel põhjustel. Et nende rünnakutega nüüd, nende õhulöökidega ei ole Venemaal lootust Ukrainat kuidagi maha suruda või Ukraina tahet murda, et ikkagi Ukraina õhuvägi ja õhutõrje suudab enamuse nendest hävitusdroonidest alla lasta, samamoodi ka üsna palju tiibrakette ja isegi ballistilisi rakette, et jah, need tekitavad kahju, siin ei ole midagi meeldivat, aga mingit strateegilist efekti, mis võiks Ukrainat sundida alistumisele, et sellest on asi väga kaugel. No nüüd on jälle saabunud sügis, et kas praeguse droonisõja kontekstis, sa oled ju ise ka juhtinud tähelepanu sellele, et raske tehnika ei ole enam nii olulise tähtsusega, et kas praeguse droonisõja kontekstis üldse võib öelda, et sügis kuidagi mõjutab seda, mis rindel toimub? No eks see ilmastik, kui läheb raskemaks, siis on ka droone raskem rakendada, et nii nagu kõike muud tehnikat, et see kahtlemata mõjutab, et ikkagi lahingutegevuse intensiivsus suveperioodil ja talveperioodil, kui me nii-öelda aasta jagame 2, on ikkagi väga erinev, et nüüd me hakkame sügisesse jõudma ja tuleb porine aeg, ehk siis see intensiivsus nii ehk nii langeb. Ja ma ei näe, et Vene pool võiks mingeid otsustavaid läbimurdeid või isegi sissemurdeid saavutada. Et nii nagu ma 2 aasta eest ennustasin, et kuidas need 2 sõja-aastat kulgevad, nüüd oleme teise sõja-aasta lõpul. Kui ma lähen tagasi oma nii-öelda ennustuse juurde, et sõjategevus saab olema suhteliselt tasavägine, siis ta seda on olnudki ja praegu mul ei ole alust teha mingeid korrektiive oma varasematesse hinnangutesse. No me oleme siin viimastes saadetes rääkinud päris palju sellest, kuidas Ukraina ründab Venemaa naftatehaseid ja tänanegi päev tõi uudise, et järjekordselt hommikul põles Jaroslavlis järjekordne venelaste naftatehas. Kui hästi Ukraina praegu sellega on hakkama saanud ja mida venelased veel kartma peavad? Me juba teame, et bensiinipuudus Venemaal on eriti lõunapoolses osas ja ka Krimmis. Aga millega venelastel tuleb siin arvestada ja kui teravad sihid Ukraina lähiajaks on veel võib-olla ehk võtnud? No Ukrainal tundub on 2 strateegilist eesmärki siin. Esimene ongi nafta ja gaasi infrastruktuur, kaasa arvatud siis rafineerimistehased, et need on saanud pidevaid lööke ja siin on
omakorda sellised alaeesmärgid ju, et esiteks naftatoodete ekspordi vähendamine välja, pluss ka üldse kütusega varustamine ehk siis bensiini nii-öelda tootmise vähendamine ja sellise kriisi tekitamine. Et selles suhtes on Ukraina strateegiline eesmärk siin mõistlik ja see on ka saavutatav ja see on Venemaale valus koht, mis Venemaale kahju tekitab. Ja teine on muidugi kogu Venemaa transpordisüsteem ehk siis droonilöögid ju mõjutavad väga palju lennuvälju ehk siis lennuväljad Venemaal on ka tihti suurlinnades on suletud. Lende ei toimu, mis toob majanduslikku kahju ja Venemaa oma suuruse tõttu juba on väga palju sõltuv lennutranspordist vähem, aga raudteetranspordist eriti. Seetõttu ka raudtee infrastruktuurile Ukraina pool ikkagi annab lööke, pluss ka Ukraina meelsed jõud, Ukraina meelsed partisanid ja sabotöörid on siin ju Venemaal mitmetes piirkondades tegutsenud, et need kaks eesmärki Ukrainal ilmselgelt on, ehk siis nafta ja gaasitaristu infrastruktuur ja kogu siis transpordisüsteem, eriti lennuväljad ja raudtee, et Ukraina nagu löögid on palju strateegiliselt läbimõelduvad ja sihitumad võrreldes Venemaa tegevusega. Ehk siis Venemaa, kui ka ta rakendaks 1500 või 2000 pikamaa hävitusdrooni ööpäevas, ka selle ei ole selline maht või mass, sest ikkagi need laengud, mida sinna pannakse, ei ole väga suured võrreldes suurte lennukipommidega, mis lähevad siin 0,5 tonni, kõige suuremad 1,5 tonni, et see kümnetes kilodes lõhkeaine kogused, mida nende droonidega rakendatakse, ehk siis pikamaa hävitusdroonidega, need ei suuda sellist kahju kunagi tekitada, sellist efekti saavutada. Ja muidugi, eks Ukraina pool laseb neid ka ikkagi valdava enamuse kogu aeg alla. Ehk siis need on need põhjused, miks seda efekti, seda loodetud efekti ei tule. Aga eks Ukraina linnad saavad kahju kuni Lääne-Ukrainani välja, aga see kahju ei ole selline, et Ukraina ei suudaks neid hooneid või rajatisi siiski suuremas osas, eriti riigi ja keskosas, riigi kesk- ja lääne osas siiski taastada. Et idaosa ja rindepiirkond on muidugi teine asi, et siin see tulejõud, mida Vene pool rakendab, on massiivne, et kõik, mis on ikkagi suurtükiväe laskeulatuses, see ka puruks pekstakse. Et nii see olukord siin on. No Ukraina loomulikult vajab lääne relvi, vajab sind ka edaspidi ja vajab igasugust lääne abi. Ometi on Ukraina oma relvatööstus ju märkimisväärselt arenenud, me oleme sellest ka rääkinud. Ja nüüd on tulnud ka uudis selle kohta, et Ukraina piiratud kogustes kontrollitult hakkab relvi eksportima, mis iseenesest on ju tõenäoliselt suhteliselt suur samm. See on väga oluline samm Ukraina jaoks, sest kui sõjamajandus sellisena on juba loodud, siis Ukraina on vaja teenida tulu. Ja nüüd, kus Ameerika Ühendriikide abi langes ära, siis on vaja seda asendada. Ja Euroopa Liit ei suuda kõike asendada. Et Ukrainale on vaja lihtsalt umbes laias laastus 100 miljardit drooni või dollarit või eurot igal aastal, et lihtsalt oma riiki käigus hoida ja seda pidada. Ja kui nii palju abi sisse ei tule, siis on vaja lihtsalt seda raha saada mujalt, ehk siis seda ise teenida. Ja seda nüüd Ukraina ka ilmselgelt püüab teha, et võib-olla esimese paari sõja-aastaga Ukraina harjuski sellega ära, et see abi iseenesest on mastaapne ja ta on suurtes kogustes ja tuleb peaaegu iseenesest mõistetavalt. Aga nüüd see nii enam ei ole. Aga tervikuna me näeme seda, et igasugune rahu tõenäosus, kui me üldse hakkasime sellest rääkima juba talvel varakevadel, et siis minu hinnang oli see, et rahu saavutasime tõenäosus on väiksem,
kui see, et seda ei saavutada, et ma hindasin seda 40%-liseks. Praegu see näitaja on läinud väga palju alla, ehk siis Venemaa püüdis saavutada diplomaatilist võitu. President Trump pakkus talle kokkulepet, et stiilis, mis on hundi kurgus, see on praegu hundi kõhus, aga Venemaale ehk siis Putinile jäi selleks väheseks ja ta esitas sellised nõuded, mis ei olnud põhimõtteliselt Ukrainale nagunii vastuvõetavad. Ehk siis kogu see konstruktsioon, et kui me ei võida sõjaliselt, siis üritada Ukraina diplomaatiliselt sisuliselt alistuma sundida on läbi kukkunud praeguseks, mis tähendab seda, et sõda läheb edasi ja läheb edasi seni, kuni mõlemal sõdival poolel on ressursse ja tahet seda sõda jätkata. Ja praegu ma ei näe, et need ressursid lõpeks. No nädalapäevad tagasi, kui oli ÜRO Peaassamblee nädal, siis olid ootused mõneti kõrgele köetud just ses mõttes, mida seal ütles välja USA president ja loodeti USA poolt kas karmimaid nõudeid Venemaale või suuremat abi Ukrainale. No praegu ei ole väga midagi muutunud, nädal on mööda läinud. No, tegelikult president Donald Trump on üldse kõige ettearvamatum kõigist juhtidest, kes praegu suurriike juhivad, et see on iseenesest selge. Aga mis on ka praegu selge, et nii-öelda kokkuleppe võimalus Venemaaga on läbi kukkunud ja see on ära langenud. Nüüd, mis sellele täpselt järgneb, seda me ei tea, aga ilmne on see, et president Putin kui vana tšekist Platnoi või Platnoist tšekist on nüüd selles kaardimängus oma panga lõhki ajanud. Mis täpselt järgneb, seda ei tea, aga ilmselgelt Venemaa mingeid imperialistlikke eesmärke, mis tal on praegu diplomaatilisele teele, ei saavuta. Et see võimalus on ära langenud. Ma pidasin tegelikult seda kogu aeg üsna väikseks. Venemaad ei muuda, ses mõttes, et selle sõja üks ja ainus juurpõhjus on ju Vene imperialism. Ja see on see maailm, kus me nüüd Venemaa naabrina peame elama. No sellest ajast, kui me viimati siin stuudios kohtusime, on toimunud märkimisväärseid sündmusi niisamas meie piirkonnas, et kõigepealt droonid Poola õhuruumis, siis venelaste lennukid meie õhuruumis ja siis veel suhteliselt salapärased droonid ka siin teistes riikides, Taanit pean eelkõige silmas ja mingi imelik tegevus Läänemerel. Millega me siin oma piirkonnas peame arvestama? No me arvestame, et need tegevused jätkuvad, et selline madala intensiivsusega hübriidkonflikt Venemaa ja Euroopa vahel jätkub ja Venemaa on väga leidlik. Siin tuleb kindlasti uusi viise nendes konfliktides ja kõik vanad provokatsioonid jätkuvad samamoodi edasi, et tuleb lihtsalt säilitada külma verd ja reageerida proportsionaalselt ja adekvaatselt, nii nagu põhimõtteliselt NATO õhukaitse juhtimissüsteem ka meie õhupiiri rikkumise suhtes ka ju tegi. Et selles suhtes on see olukord kontrolli all. Aga mis võiksid siin olla Venemaa strateegilised eesmärgid? Ilmselt ju see, et kui Ameerika Ühendriikide abi Ukrainale on ära langenud, ehk siis Ukraina küll saab Ameerika Ühendriikidest relvi, aga Euroopa riikide raha eest, siis Venemaa järgmine eesmärk võiks olla see, et sedasama Ukraina abi, mida Euroopa riigid annavad, kas seda piirata just sel viisil, et sundida Euroopa riigid oma julgeoleku ja riigikaitsega rohkem tegelema ja sinna ressursse panema, mis nagunii on ka ju juhtumas, mida lähemal siin Venemaale, seda rohkem ju
Euroopa riigikaitsesse nüüd panustavad ja ka Kesk-Euroopa ja isegi Lõuna-Euroopa riike suudetakse juba rohkem kaasa tõmmata siia, kuigi see protsess on nagu väga aeglane ja väga valulik, ütleks niiviisi. Aga see protsess toimub, et Venemaa eesmärgid jäävad ja Venemaa teeb suuri jõupingutusi igas valdkonnas, et oma eesmärke saavutada. Leo Kunnas, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris ülehomme ehk siis reedel. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.